Et siis praeguseks hetkeks mingi 60 kilti. Täpselt sul kirjas. Kokku on 87 kilomeetrit. Praeguseks oleme ilmselt 46. See on ei ole. Me ütleme, kokku ralli on 87 kilomeetrit. Noh, kõik katsed ja ülesõidud. Ja kuskil 60 kilti me oleme sõitnud ja mul on praegu alla poole paagi jäänud. Kuskil 2/3 bensust on läinud paagisse, noh, ütleme mingi 50 liitrit või niimoodi. 55 liitrit tegelikult. Ehk siis on see 2/3 teeb see mingi 30 liitrit. Ei olegi nii hull, on ju. 30 liitrit 60 kilomeetri peale, täitsa normaalne. Suhteliselt ökonoomne. Ma arvan küll, et nagu täitsa auto, et nagu päris elektrimootoriga muidugi ei ole. Ma arvan, et nagu see kõik selle pärast võib-olla starteriga. Aga ma arvan, kõik on süüdi selles, et esiteks nagu Kaido ei ole dieeti pidanud viimasel ajal. Teiseks, et on mingi läppar ja ruuter autos ja siis on mingisugused veebikad, et see kõik ju kaalub rõvedalt. Et muidu nagu... Kaido ja veebikad, see kõik kaalub nii rõvedalt. Ei, autod on tükid põnevad. Et ma ei saa nagu seda nagu mainimata, et me sõime vahepeal, et noh, mina sõin 2 viinerit ja Kaido sõi 2 viinerit. No. Ühesõnaga, jah, 30 liitrit 60 kilomeetri peale, mingi 50 liitrit 100 või? No, et see on normaalne. Päris ökonoomne, ma arvan. Ja arvestades, et sellest 60 kilomeetrist siukseid kiiruslikke katseid oli vast, ma ei tea, mingi vast 20 peaks olema. 20 kilomeetrit kiiruslikke katseid, üle 40 kilomeetrit nagu niisama kruiisimine ja siis keskmine kütuse kulu 50 liitrit saab. Mine pekki. Hispaaniasse reisid. See on tegelikult sama ökonoomne nagu Toyota ja lihtsalt. Küll aga rahvas tahab, et teeksite kino ja muud huumorit katsel, sest et rahvas tahab ju tsirkust ja leiba. Ja. Et mis me teeme, et me seda no-scammi seekord ei pane, et me ainult sisevaate ja te lubate, et te sõidate puusse, et me näeme, kuidas teie näod tulevad aeglaselt vastu kaamerat. Või on teil paremaid ideid? Me ei tea. Selles mõttes, et ma ei tea. See rahvas räägib midagi, et tahavad, et me sõidame puusse. Sama kontonumber. Kontonumber on 22100 804 Jaan Kroonberg. Ja kui õige summa on nagu üle kantud, siis puusse, posti, valli. Kiirustage. Ükskõik 2 katset on jäänud. Ja kiirustage. Ja kui ülekande teete, siis pange nagu selgitusse, et kuhu te tahate, et Krooni oma auto sõidaks. Jah. Ja siis vastavad sellele, kui palju tuleb ja kuhu täpselt. Et ütleme, et 3 inimest ütlevad posti ja 2 inimest ütlevad puusse. Loomulikult, et läheme nagu posti. See on mingit küsimust. Nii et võistlus võib vaata. Aga kui võrdne on, siis on niimoodi, et vaatame, kes rohkem maksis. No aga sa võid üritada puu ja posti vahele sõita. Jaa, võib niimoodi, et nagu ühe küllega puusse, teise küllega nagu posti. See läheb nagu, see on lisatasu eest. Ma arvan, et see on lisatasu. Kaardilugeja poolega see on kallim. Kaardilugeja poolega puusse on nagu natuke kallim. Ma ei tea küll, miks. See on 2 last. Mis mõttes? Selles Kroonja tegelikult, kui sa nagu puusse sõidad, siis jäta võimalikult palju nagu tükke terveks, sest et siin on juba järjekord inimestele, et kes midagi saab. Mõned tahtsid su põlve endale saada, keegi tahtis saabast saada, siis sumbuti oli väga nõutud teema. Et ära siis väga ära retsi autot, kui sa puusse sõidad. Seal on mingisugused summutimehed, kellel on summuti. Ei selles suhtes... Sumsimehed.
Okei, seda pead sa pärast klientidega näost näkku rääkima. Kuule, aga selge, ma keeran teie ilusad näod nüüd puu taha ja panen silmad kapoti peale ja lehvitage, jah. Aga rohkem teid fännid vist enam ei näe, mulle tundub. Pärast ülekandeid. Emale tervised. Kallis ema. Siinkohal. Jah, sa võid vahetada ka. Ja naelkummi sooviti ka teile veel, nii et... Ja. Retsige kusjuures igas kummis ja igas kummis nii-öelda on neil neid naelu nagu päris palju. Neid küll nimetab... ongi naelad. Jah, neid nimetatakse küll rehvideks. Aga noh. No kes see rehvidest rääkis? Öeldi, et naelkummi. Okei. Kuule, me sõidame siin, me ei tee nagu seda, kus kummi vaja. Ma tegi raskem juhtum natukene. Kuigi ma ei tea, tulemuste järgi on küll niimoodi, et ilmselt nagu see tegevus, kus on kummi või vähem mingisugust niiskrit saanud. Panna salvestamine kinni.